Kuidas ma häbistasin kooli nime? Agu Sihvka seletuskiri kooli direktorile. Et kõik ausalt ära rääkida, nagu oli, pean ma alustama sellest suurest lumesajust, mis läks lahti eesti keele tunni ajal, kui õppisime liidet GI ja KI. Nagu üldiselt teada, sajab kevade poole korralikku lund harva. Seepärast hakkasid kõik aknast välja vahtima ja Top tahvli ees veel kõige rohkem, sest püstoleku tõttu oli tema silmaring teiste omast laiem. Õpetaja seltsimees Korbile ei jäänud see tähele panemata, ta küsis imestades. No mis asja te nii hoolega sinna õue nüüd vahite? Mis teil õige meelde on tulnud? Me vaatame, et lund sajab. Me vaatame, et see lumi vist hakkab hästi kokku. Meile tuli meelde õpetaja Laur raamatust Kevade, kes tugeva lumesaju korral käis alati õpilastega koolimaja taga lumesõda pidamas. No, tõepoolest ilus lumi on, nagu siis, kui mina veel noor olin. Aga mis kooliõpetaja Laurisse puutub, siis temal polnud pärast tunde külanõukogu saadikute istungit ega raamatusõprade seltsi juhatuse koosolekut, nagu minul igal esmaspäeval. Ja tema õpilastel ei olnud pärast viimast tundi tarvis bussile kihutada. Kes tänapäeva kiire elutempo juures tahab lumepalle pilduda, peab vahetunde kasutama. Nüüd ma jätan vahele, kuidas kohe selle järel helises kell ja kuidas me välja tormasime ja kuidas algul olime meie kiilikesega dessantväelased ja ründasime Kauri ja Toppi ja kuidas pärast olid nemad ja ründasid meid. Ning jätkan sealt, kus kell oli juba tundi helisenud ja mina ja Topp ja Kiilike ja üldse kõik olid ilusti oma pingis. Ainult Kaur veel mitte, sest tema tuli kõige viimasena 6 lumepalli vasakul käsivarrel. Mina ütlesin, kuule Kaur, kooliruumides on lumepallide pildumine keelatud. Pealegi tegime ju järgmise vahetunnini rahu. Matemaatikaõpetajale seltsimees Kingule küll ei meeldi, kui tunni ajal lumepallid lendama hakkavad. Ma ei mõtlegi tunni ajal pilduma hakata. Tegin pallid järgmise vahetunni jaoks valmis. Kas tead, Kaur, sinu 6 lumepalli kohta tõstan mina igatahes protesti häält. See asi võib halvasti lõppeda. Et meil ei ole millegagi sinu pommidele vastata, võid sa kiusatusest mitte jagu saada ja mõne palli siiski tunni ajal lendu lasta. Aga mis matemaatikaõpetaja seltsimees King siis mõtleb ja mis sellest lõpuks välja tuleb, võid ise arvata. Kas sa annad 6 pallist 3 meile või viskad kõik aknast õue? Teeme parem nii, et paneme pallid ajutiselt neutraalsele pinnale. Siis ei tohiks kellelgi kobisemist olla. Paneme need õpetajalaua tühja sahtlisse. Kui meelde tuletada, missuguse kiirusega sulas ära eile mulle krae vahele pandud lumetükk, peab arvama, et varsti on Kauri pallidel samuti vesi taga. Jagan eelkõneleja seisukohta, aga vett tuleb nüüd muidugi rohkem. Kraevahe ja õpetaja sahtel on 2 ise asja. Kui ühes kohas on soojus omast käest, siis teise paiga puhul ei saa seda ütelda. Peale selle paluks mitte unustada, et mul lumepallid pehmelt pätsitud. Kuule, Kaur, ära sega vett. Praegu pole tähtis, kas pall on pehme või kõva. Pallikõvadus on oluline lumesõjas ja siis ka ainult pihta saamise korral. Ise sa segad vett. Pallikõvadus on ära sulamisel oluline. Pehmele pallile ei saa soojus ligi. Tuletage meelde seda loodusloo raamatu lehekülge, kus suitseva korstna pilt ja jutt juures pehmed ja kohevad materjalid nagu karusnahad, vatt ja vill juhivad iseäranis halvasti soojust. Tead, Kaur, mis puutub karusnahka, villa ja vatti, siis nende puhul jääb küsimus materjalide suure defitsiitsuse tõttu esialgu lahtiseks. Aga kuna lumepuudust praegu ei ole, kontrollima asja praktikas. Minu ettepanek on seada nii kõva kui ka pehme pall laest rippuvatele lambikuplitele, et siis on kindla peale igaühel ülevaade. Ära kunagi jäta ühelegi küsimusele vastust otsimata. Sellest ju mina juhindusin, pannes nii kõvaks pigistatud kui ka pigistamata lumepalli lambikuplile. Et koos matemaatikaõpetajaga
seltsimees haridusministeeriumi inspektor tundi tuleb ja laevalguse põlema paneb, ei osanud keegi arvata. Ajalehes ju kirjutatakse ja raadios räägitakse, et hoidke elektrienergiat kokku ning õigus ka. Kui seltsimees inspektor poleks päise päeva ajal tuld põlema pannud, ei oleks pehme lumepall ka nii kiiresti sulama hakanud ning temale pähe kukkunud. Ja kõva lumepall matemaatikaõpetajale seltsimees Kingule, kes inspektor lappi tõttas, ammugi mitte. Nüüd ma olengi kõik ausalt ära rääkinud.